Täna oleme Riias Vitsketeli rajal ja toimumas on Eesti meistrivõistluste 5. etapp. Poisid teevad juba tööd. Võtan maski eest ära. Siin peab olema mask. Ja. Täna on meil trennipäev. Trennid olid siis 2 grupis, 40 minutit iga ühe jaoks. Esimene 40 minutit kulus meil auto remontimise peale, nagu ikka võistlustel. Läksin esimest sõitu tegema ja esimeses kurvis juhtus jälle sama probleem, mis laitses. Suri lihtsalt välja ja ei osanud probleemi ette aimata. Vahetasime ära küll kõik mingid osad seal, vahetasime ka ära juhtmeid, aga ikka tekkis see probleem. Nii, esimene 40 minutit läks sinna nahka, siis olime lähegi 40 minutit, et teiseks ringiks valmis saada auto. Siis sättisime küünlad ümber, lõime vahed kokku, et oli kahtlust, et äkki see turbo puhub selle sädeme lihtsalt ära. Ja läksime teist 40 minutit sõitma. Esimene ring tegi ikka paar pauku veel, aga siis teine ring saime normaalselt läbi sõidetud, et sai mingi raja tunnetuse kätte lõpuks. Et homme hommikul on veel üks trenn, et siis proovime uuesti. Et siin oli päris mitu halba õnnetust juba, et üks auto läks üle katuse kohe esimeses ringis. Siis meie konkurent Kevin Luige tegi väga karmi avarii ja lõhkus oma auto päris ära, et nagu reklaamitud sai, siis see rada enam ei andesta, et kui siin läheb midagi valesti, siis on natuke kehvasti. Et praegu poisid vahetavad diffrit, muudame ära ülekande, et saaks panna suurema käigu ja natuke rohkem hoogu, et sellest diffrist jäi natuke väheks meile. Ja ega siin täna rohkem ei olegi midagi, et paneme uue diffri alla ja lähme puhkama. Homme on tähtis päev. Nii, täna on siis võistluspäev, et kuna eile oli ilm kuiv ja ma sain teha ühe ringi, siis täna on ilm märg ja nüüd on mul ees 2, siis täna mul hommikul oli 2 trenniringi ja kohe oli siis 2 kvalifikatsiooniga järgi, et eile saime ka auto peale jälile, miks ta tõrkus meiega jälle, et täna auto on töötanud siiamaani. Töötas ka lõpuni ilusti, et seal küll oli paar pauku vahepeal, aga sellest me ei hoolinud, et enam ta ei surnud välja ja sai vähemalt ilusti lõpuni sõita. Et 2 ringiga ei saanud seda kindlust nii hästi kätte, et esimese kvalifikatsiooni ringi tegin üli ettevaatlikult ja lihtsalt raja peal püsides kuidagi. Siis teises sõidus pani natuke juurde, tuli 52 punkti, aga see ka ei olnud midagi head, aga vähemalt pääsime edasi top 24, kus siis esimeseks vastaseks saime Kevin Luige, kes tänaseks oli võtnud asendusauto. Et tegelikult on hea meel, et ta leidis asendusauto ja saab sõita, et ega endal on ikkagi vaatad peale seda õnnetust, mis teile tegi, et oleks nüüd halvemini minna veel, aga õnneks see endaga ise kõik korda, et see oli hea. Läksime sõitma, mina sõitsin esimese ringi taga, tema sõit sees. Jah, ta sõitis sees ilusti taga, ma ise käperdasin ära, et läksin liiga väikse hooga alguses starti järgi kohe ja sõitsin sealt üle äärekivi, et tegin kerge off-tracki ja peale seda tuli ka kerge otsaks laskmine. Ja siis vahetasin pooled, tegime teise sõidu mina ees tema taga ja tema samamoodi lasi otseks auto ja sealt olid tagasõidu mõlemal nullil, aga võites siis otsustati eessõidu järgi ja kuna tal oli esimene kurv natuke laiemalt võetud kui mul, siis täna sai tema võidu ja pääses edasi. Et meie hakkame nüüd asju kokku pakkima ja lähme tagasi koju. Näeme teiega juba 18-19 september Kehalas, kus on siis Nets Drift Championshipi teine etapp ja meie võistluste, Eesti meistrivõistluste 6. etapp juba.
et seal tuleb kindlasti kõva lahing ja seal proovime alati endast parim anda. Et teeme auto uuesti korda ja läheme sõidama. Ja meel on see, et kui ma vaatasin, kui palju autosid eile ära lõhuti, et minu klassis esimene ring teises kurvis pani kohe üks üle katuse ja seal sõideti rehvidesse ja et Kevin sõitis oma auto katki ja seal oli veel palju autosid, mis katki sõideti, et meie auto ei ühte tükki. Täna küll stange tuli ära, aga see oli õhkõrn puudutus, et stangil ei ole isegi mitte kriime peal. Ja on hea meel, et saame terve naha ja terve autoga koju minna. Et rada oli raske ja ilm oli kehv. Aga mis ikka, näeme juba peatselt 3 nädala pärast. Tšau!